Tšau kõigile, täna jälle Merga siin ja plaanis on mul siis otse ja ausalt teile rääkida oma kogemusest ilusüstidega ja milliseid ilusüste siis ma enda peal nii-öelda olen katsetanud ja proovinud. Ma olen selle video piiranguks sätestanud 18+ aastat, see tähendab, et alla 18-aastastele seda videot ei näidata YouTube'i vahendusel, aga ma tahan siiski jagada oma kogemust teistega, kellel on selle vastu huvi ja võib-olla ma saan kuidagi kasulik olla, et selliseid videosid ei ringle YouTube'is palju, eriti eesti keeles ja ma mõtlesin, et mina jagaksin nagu enda kogemust. Ma olen tahtnud väga kaua seda videot teha ja nüüd ma võtsin siis ennast kokku ja proovin siis nii-öelda täpsemalt teile selgust anda, milliseid ilusüste ma olen enda peal katsetanud. Esimest korda ma puutusin kokku siis ilusüstidega 7 aastat tagasi. Ma olin siis täpselt 25-aastane. Ma postitan siia ka pildi, milline ma välja nägin siis. Et ma panen siia pilte, et te näeksite jooksvalt siis võib-olla sellist enne ja pärast vahet, kus mul tuli see mõte just, et ilusüste siis endale teha, oli ilmselt see, et sotsiaalmeedia kaudu ma teadsin tüdrukuid, kes nagu tegid endale huuli, siis juba pandi ka silikoone, et see ei olnud väga laialt levinud, aga ilmselt see kuidagi jäi mulle silma ja niimoodi. Ja ma postitan siia ka pildi endast, siis oli 25, ma olin 25-aastane, see on teine pilt ja esimeseks sooviks, mis ma mõtlesin, oli alati see, et mul oli ülemine huul hästi peenikene ja alumine oli selline normaalne ja ma tahtsin nagu, et see ülemine huul oleks lihtsalt natukene suurem, et alumisega tasakaalus. Esimene ilusüst siis, mis ma endale tegin, oli huulte ilusüst ja kui ma mäletan õigesti, oli see Restylane ja see oli siis 1 milliliiter ja seda tehti siis niimoodi, et 2 korda. Esimest korda pandi siis 0,5 milliliitrit ja paar päeva hiljem tuli ja siis pandi siis teist korda järgmine 0,5 milliliitrit. Kuna mu huuled olid ülevalt hästi peenikesed, siis arst tahtis näha, et kuidas see tulemus jääb ja paari päeva pärast siis läksin uuesti, kui paistetus oli alla läinud ja siis ta mulle lisas seda juurde. Et esimene kord ma ei teinud seda protseduuri Eestis, ma tegin seda välismaal ja ausalt öeldes ma jäin väga-väga rahule ja mulle see tulemus väga meeldis. Ma postitan siia ka pildi oma huultest ennem ja ma proovin leidaks siis ka pildi oma huultest siis pärast. Aga jah, esimene protseduur oli siis 7 aastat tagasi ja ma jäin sellega väga rahule, et minu sooviks oli see, et minu ülahuul oli peenem kui alumine huul ja ma tahtsin lihtsalt see oleks nagu rohkem sümmeetriline, sest see ülahuul kadus mul nagu põhimõtteliselt ära, et hästi peenike oli ja ma tahtsin lihtsalt suuremaid huuli. Et see oli minu eesmärk ja ma jäin esimese protseduuriga väga-väga rahule. Ja ma pean ära mainima, see oli kohutavalt valus. See oli nagu nii valus, ma ei kujutanud ette, et see on lihtsalt nii valus. Kui ma mäletan, siis seal ei olnud midagi tuimestavat, ta lihtsalt süstis otse nõelaga mulle huultesse ja see oli jube valus. Mul oli käes ka see stressipall, aga ma mõtlesin oma, et issand jumal, saaks see ometi läbi, et see oli päris jube ja ma ei oodanud üldse, et ma pean sinna teist korda veel tagasi minema, aga kõik see lõpptulemus on seda väärt, nagu absoluutselt kõike seda tulemus on väärt. Seega siiamaani ma olen ära kannatanud selle valu, et ilu nõuab väga suuri ohvreid vahepeal. Järgmine protseduur, mis ma tegin, oli ilmselt aasta aega hiljem ja seda ma tegin koos sõbrannaga ja seda me tegime ka välismaal ja see ei olnud nii-öelda selline meeldiv kogemus just nagu lõpptulemusega, sellepärast et me läksime sinna sisse ja reaalselt ta tegi seda süsti vist
2 minutit huultesse. Ta tegi niimoodi, et siia suts, siia suts, siia suts ja siia suts, nagu 4 sutsu kokku ja alla ka vist 5, okei. Aga see tulemus jäi suhteliselt lopergune. Et jah, et lõpptulemuseks mul on siiamaani, ma ei tea, kas te näete, aga siin on selline tükk, mis ei lähe ära. Et ma olen mudinud seda juba mingi reaalselt 6 aastat, aga jah. Aga õppetund oli see kindlasti, et ei tasu igaühe juurde joosta, lihtsalt kellel on odavad hinnad. Piltide peale ei ole isegi nii aru saada, kuna huuled on nagu kinni, aga rääkides oli ikkagi aru saada, et ma olen nagu midagi endale süstinud, et need ülahuul oli ikkagi päris suur tükk aega. Ilusüstidega on õnneks see, et teatud aja jooksul see tulemus taandub, ei ole enam see nii nähtav, aga ikkagi mingi raas seda materjali süsti ikkagi jääb sulle siia kudedesse alles. Aga jah, see teine kogemus ei olnud nii hea. Mul on siin ka selline raamat. Siia raamatusse on siis kirja pandud kõik süstid, mis ma olen siis viimaste aastate jooksul teinud. Näha ma võin näidata, et mida ma siis täpsemalt teinud olen. Aga jah, ma lihtsalt räägin teile siis. Järgmised süstid ma olen kõik Eestis teinud. Ja enne seda ma uurisin hästi pikalt, kuhu minna, mida teha tahan. Ja üks minu kindel soov oli see, et saada korralikku tuimestust, et ma mitte midagi tunneks. Sellepärast, et see valu oli lihtsalt nii välja kannatamatu esimesel korral, et ma ei tahtnud seda nagu uuesti kogeda. Siis ma leidsin ka kohe sellised süstid, kus oli nagu selline tuimestav aine juba sees ja lisaks sellele tuimestava ainele seal sees pandi ka siis sellist kohalikku tuimestust huulte peale ja väga okei oli. Ütleme niimoodi, et poole vähem valusam ja reaalselt nagu kannatasin ära, et ei olnud väga hullu midagi. Ja ma olen siin lasknud teha siis endale Wall-lifti. Ma tegin siis huuled ja siit need naerukortsud, et mul olid siin suured, mitte suured kortsud, aga mul oli siit lihtsalt ära vajunud ja ma tahtsin, et oleks ilus ja sile, sest kui ma juba meikisin ennast, siis kõik see meik vajus siia nagu naerukortsudesse ja siis kogu aeg nagu näpuga parandad seda, et asi oleks nagu ühtlane ja peale seda süsti oli väga ilus kõik, ma olin nagu ülirahul. 2016 ma olen siin teinud samamoodi Wall-liftiga huuled ja ma olen siin teinud ka silmad. Seega siis need kanavarbad, mis on siin naeratades, need olid mul oma arust suhteliselt nagu suured juba, palju kortse, et siit ma lasin need naerukortsud botoksiga. Järgmine ilusüst on mul tehtud 2017 aasta. Siin on siis Juvederm Wall-lift Red Touch ja siis on siis huuled tehtud. Ja see oli tehtud siis enne Hiinasse minekut, ma mäletan. Mul oli üks pool nagu suhteliselt ära vajunud, see, kus mul see muna siin oli, et ma ainult lasin seda ühte poolt siis tasandada nii-öelda. Ja see oli siis ka 0,55 millilitrit ainult, et jah, mul oli vaja lihtsalt seda poolt natukene täita nii-öelda. Ja see oli kõik siis, mis ma tegin ja 2018 aasta ma olen lasknud uuesti endal need kanavarbad teha. Ja siis on siis põsesarnad ja põsesarnad tehti siis Juvederm Volumaga ja kanavarbad siis botoksiga. Ma tahtsin põski endal tõsta, sellepärast mulle tundus endal, nagu see nägu oli suhteliselt nagu natukene vajunud ja ma tahtsin, et need põsed tõstaksid seda nägu, annaksid sellist sümmeetrilist muljet ja ma jäin põsesarnadega päris rahule. Et see muutus oli väga vähene, aga mingil määral ta ikkagi nagu aitas nahka pinguldada ja
nägu tõsta. Samas mingi periood mulle see põsesarnade süst ei meeldinud, sellepärast et kui ma naeratasin, siis kuidagi põsesarnad olid üleval ja siia kuidagi jäi siuke mingisugune lohk või vari, mis mulle väga ei meeldinud. Osadel inimestel YouTube'is vaatan, kellel on ka nagu põsesarnad tehtud, siis ma vaatan, et neil on ka kuidagi siin siukene väga imelik rant jääb nagu, et siin on näha, et on nagu see aine sees, aga siin nagu silmal ei ole nagu midagi. Aga üldiselt praegu see on nagu ära läinud, suht ära vajunud, et ei ole enam midagi probleemi. Ja 2018 oli see viimane kord, kui ma käisin süstimas, et ma jäin rasedaks ja enam süstima ma ei läinud ja sellest on 2 aastat möödas, see on nagu mega kaua. Ja mul olekski aeg uuesti minna. Ja ma mõtlesingi, et ma teen selle video enne ära, et ma räägin täpsemalt, mida ma siis enda peal olen ilusüstidest katsetanud, et ilmselt, kui ma nüüd järgmine kord lähen ilusüste tegema, kas te tahate, et ma võtaksin teid endaga kaasa ja näitaksin siis, millised protseduurid ma endale teha laseksin. Kõik minu tuttavad sõbrannad teavad, et ma olen endale ilusüste teinud. Ma ei ole seda mitte kunagi kellegi eest varjanud. Kui keegi on minu käest midagi küsinud, siis ma ütlen alati, et jah, ma olen seda teinud, aga sellist oma arvamust või valikut ma absoluutselt mitte kellegile peale ei suru, et igaüks teab ikkagi, mida ta ise teeb, et kas sa tahad endale panna silikoonid, kas sa tahad endale pepusuurendusimplantaati, kas sa tahad olla blond, brünett, et see on täiesti sinu oma valik. Iga kell ma eelistaksin enne ilusüsti kreemile, et enne kui ma ostaksin 100-eurose kreemi, ma läheksin ilusüsti tegema 100 korda ennem. Et jaa, et ma olen proovinud ka kalleid kreeme, aga ma ei ole näinud sellist imepärast tulemust, nagu seda suudab teha ilusüst. Seega ma käin korra, teen selle ilusüsti ära, mul on aasta aega rahu majas, ma olen palju enesekindlam, mul on hea tunne. Kelle juurde siis minna selliseid ilusüste tegema? No ma teeksin väga põhjaliku uuringu enne ja pärast pilte vaataksin, aga muidugi kõige parem lahendus oleks see, kui sul oleks keegi tuttav. Sa näeksid teda silmast silma, sa näeksid, kuidas on talle ilusüste tehtud, näiteks huultesse, kuidas on tema huulte kuju, kas see on loomulik või see on selline pardimokk. Et jah, et sa saaksid nagu lähedalt näha, kas sulle meeldib see tulemus või mitte. Sest osad tegijad on sellised, kes teevadki pardimokkasid ja nad on sellega rahul ja kliendid on rahul ja osad tegijad on sellised, kellele meeldib selline loomulik tulemus ja nad teevad ka hästi loomulikult ja nad ei teegi sulle selliseid suuri pardimokkasid, kuigi sa seda väga tahaksid. Et jah, et vali oma tegija targasti ja kui sul on keegi tuttav või sõbranna, siis küsi tema käest arvamust ja vaata, kuidas nagu tema välja näeb ja kuidas sulle see tulemus meeldib. Praegu ma ei oskagi midagi lisada. Ma loodan lihtsalt, et see video meeldis sulle, said võib-olla targemaks, said teada, milliseid ilusüste ma teinud olen ja ma ei ole sündinud niimoodi, et ma olen ennast täiustanud ja ma olen sellega rahul ja ma loodan, et sina oled ka endaga rahul. Seega, kui sa küsiksid kunagi minu arvamust, et kas sul on ilusüste vaja, siis ma ütleksin kindlalt ei, see on nii tavaline. Aga sa ise tead, mida sa oma enda kehaga teha tahad, nii et see on sinu valik. Ja ma loodan, et see video teile meeldis. Ma kindlasti ei suutnud siin videos rääkida kõike. Mulle kindlasti ei tulnud palju asju meelde, mida ma peaksin rääkima. Aga tulevikus kindlasti ma võin teha näiteks küsimused ja vastused video, kui teil on huvi küsida minu käest midagi. Ja jah, et siis ilmselt järgmine kord ma võtan teid endaga kaasa, kui ma lähen süstima midagi ja siis jah, ärge unustage subscribe ida, ärge unustage like ida, share ida ja kohtume siis juba järgmisel korral. Nii et tšau ja olge terved!